Ameerika president Donald Trump hakkas ootamatult avalikult oma endist riikliku julgeolekunõuniku John Boltonit maha tegema. Ta tuli äkitselt ajakirjanduse ette ja teatas, et ta pole kunagi seda John Boltonit kuulanud ning hakkas teda avalikult mustama, väites, et väidetavalt Bolton, tsiteerin, tahtis sõdida ja hävitada kõiki, kes suu lahti teevad. Trumpi sõnul on Bolton, tsiteerin, ebaaus ja rumal inimene, kes tema arvates maksab nüüd oma ebaaususe eest hinda. Aga mis siis juhtus ja miks Trump nii julmalt oma eilset liitlast ründab? Asi on selles, et John Bolton, endine Donald Trumpi nõunik, sõlmis uurimisega kokkuleppe ja tunnistas end süüdi salajaste dokumentide ebaseaduslikus käitlemises. Prokuratuur esitas Boltonile 18 süüdistuspunkti, mis on seotud salajase teabega, ebaõige ümberkäimisega. Ja just need süüdistused ning eriti John Boltoni ülestunnistus võivad mõjutada ka Donald Trumpi ennast. Ja see fakt, et Trump alustas ennetavalt Boltoni maine hävitamist meedias, räägib samuti palju. Minu nimi on Aleksei Bitši ja arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like, kirjutage oma kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Bitši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Donald Trump alustas äkitselt avalikke rünnakuid oma endise riikliku julgeolekunõuniku John Boltoni vastu. Donald Trump väitis, et ta ei kuulanud teda kunagi ja et ta oli tõeline türann. Trump väitis, et ta pole kunagi olnud Boltoni austaja ega pidanud teda arukaks inimeseks, vaid kasutas teda lihtsalt mingil kindlal eesmärgil, mida ta täpsustamata jättis. Ja see kriitikalaine näeb üsna kõnekas välja. Järgmisena toon Trumpi tsitaadi. Bolton on ebaaus ja rumal inimene. Ta oli sõja poolt radikaalselt meelestatud, mitte muudes küsimustes. Ta tahtis sõdida igaühega, kes suu lahti teeb, igaühega, kes midagi ütleb. Ja ma kasutasin teda kindlal eesmärgil. Ta oli seotud Bushiga ja tekitas palju probleeme, kuid ta tahtis alati sõdades inimesi tappa. Ja minu jaoks oli see normaalne, kuni ma teda ei kuulanud. Ja ma ei kuulanud teda kunagi. Ta on halb inimene, John Bolton. Ta on räpane inimene ja me saime ta kätte, saate aru? Me saime ta kätte. Aga mis on selliste Donald Trumpi avaduste mõte? Ja asi on selles, et John Boltonile esitatakse süüdistus 8 riigikaitset puudutava teabe ebaseaduslikus edastamises ning 10 selliste salajaste andmete ebaseaduslikus hoidmises. Just nimelt ajal, mil ta töötas Donald Trumpi administratsioonis aastatel 2018-2019. Ja see skandaal võib puudutada ka Donald Trumpi ennast, mistõttu näivad sellised avaldused kui katse võimalikult varakult Boltonist distantseeruda ja kogu süü tema kaela ajada. Ja selline kriitika Trumpi poolt Boltoni aadressil ei kõlanud siis, kui prokuratuur juba aasta tagasi hakkas teda kõigis neis kuritegudes süüdistama. Ei, mitte siis, vaid just 5. juunil päeval, mil John Bolton ootamatult teatas, et on sõlminud uurimisega kokkuleppe süü tunnistamises salajaste dokumentide ebaseadusliku käitlemise asjas. Ta oli sisuliselt nõus kogu informatsiooni välja andma karistuse leevendamise vastu ja Trump muutus äkitselt närviliseks. Jällegi. Juba eelmisel aastal esitasid föderaalsed prokurörid John Boltonile süüdistuse 18 punktis, mis olid seotud salajase teabega, ebaõige ümberkäimisega. Alguses ei tunnistanud Bolton end süüdi, kuid 5. juunil teatas ta, et kavatseb tunnistada end süüdi ühes süüdistuspunktis, mis puudutab riigikaitsega seotud teabe varjamist. Ta loodab maksta trahvi summas $2,250,000. Ja see kokkulepe peab olema kohtuniku poolt kinnitatud, enne kui see lõplikult vormistatakse. Selles kokkuleppes on samuti ette nähtud, et vanglakaristust ei määrata. Kuid siiski, karistuse määramise otsuse teeb kohtunik. Asi on selles, et selle kuriteo eest on ette nähtud kuni 5-aastane vangistus. Aga Bolton võib anda uurimisele infot ja pääseda ainult suure rahatrahviga. Jah, üle $2 miljonit, kuid siiski, see pole siiski vanglakaristus. Nüüd vaatame kronoloogiat. Eelmisel aastal oktoobris esitas justiitsministeerium John Boltonile süüdistuse selles, et ta pani toime ühiskonnale ohtliku teo, mis oli seotud salajaste dokumentidega ebaõige ümberkäimisega. Mõned dokumendid kuulusid täiesti salajase või konfidentsiaalse teabe kategooriasse, millele John Boltonil oli juurdepääs töötades Donald Trumpi riikliku julgeoleku nõunikuna. 2018. aasta aprillist kuni 2019. aasta septembrini. Süüdistusaktis väideti, et John Bolton mõistis algusest peale, et tegemist on just riigisaladusega.
Süüdistusakti kohaselt olid mõned dokumendid päevikukanded. See tähendab, et ta lihtsalt tegi märkmeid ning need sisaldasid täiesti salajast teavet USA riigikaitse kohta. Boltonit süüdistatakse selles, et ta andis osa neist materjalidest, neist märkmiku sissekannetest, 2 oma sugulasele ajal, kui ta kirjutas raamatut oma tööst Trumpi juures. Ja New York Timesi allikate andmetel on jutt John Boltoni naisest ja tütrest, kellele ta näitas oma märkmeid mälestuste raamatu kallal töötades. Ja ainus süüdistus, mille suhtes Bolton kavatseb end süüdi tunnistada, puudutab dokumente, mis meenutavad päevikukandeid ja mille ta tegi Valge Maja situatsiooniruumis. Sellisel juhul on maksimaalne vanglakaristus 5 aastat, kuid on võimalikud ka variandid, kus Bolton pääseb rahalise trahviga. Kui ta oleks jätkanud oma süütuse kinnitamist ja lõpuks kohtus kaotanud, oleks Boltonil ähvardanud vanglakaristus. Kuid tasub meeles pidada, et John Bolton ei ole ainus Donald Trumpi meeskonnast pärit kriitik, kelle vastu on algatatud kriminaalasju. Varem algatati kriminaalasjad endise FBI direktori James Comey ja New Yorgi peaprokuröri Letitia Jamesi vastu. John Bolton ise on olnud Trumpi suhtes kriitiline alates sellest ajast, kui ta lahkus oma esimeselt ametikohal presidendi administratsioonis ning pärast seda kirjutas ta raamatu, mis kritiseeris Donald Trumpi. Trump ise pakkus tol ajal välja, et John Bolton tuleks üldse vangi panna. Aga Boltoni juhtum on siiski eraldi juhtum ning prokurörid süüdistavad teda ülisalajase teabe ebaseaduslikus edastamises USA riigikaitse kohta, kasutades selleks isiklikku e-posti ja muid sõnumivahetusteenuseid. Ja need süüdistused on juba tõestatud. Kuid siin jääb küsimus, kas Bolton suudab avaldada mingit teavet Donald Trumpi enda kohta või selle kohta, kuidas Trump ise salajase teabega ümber käis. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoidke end. Kõike head!